leitakse väga hästi ja penalti ja on penalti. Deniss Malov oli ette spurtinud ja väga hästi leitud üles ning leitakse väga hästi ja penalti ja on penalti. Näeme, et kogu võistkond on praegu ikkagi oma väljaku kolmandikul, et isegi teoorründajana, aga nüüd on natukene. Oli tegelikult ikka täiesti üksi seal kastis, et see esimene pall said mänge, siis sealt, aga nüüd on jälle ohtlikult pall ära vees. Leiab sama hästi, isegi Brasiilia ei saanud nii suurelt Saksamaa käest, nii et 8-0 on tablool. Nahk, ilus sööt sinna ette. Kas tuleb üks filigraanne tsenderdus ka otsa veel? Hea sööt. Ja 2-0 on Manucho teine värav täna. Manucho lõpp oma teise värava. Ja nii lihtsalt see jalgpall käibki. Anna ainult söötu ja löö pall väravas. Ja praegu Malov kasutas ära ruumi, mis oli vasaku kaitsja selja taga. Jällegi tõusis nagu esimesel poolel, ta väga tihti tõusis ja andis ohtlikud tsenderdused. Samamoodi oli palju. Õige magus koht Infonetil. Üle aste ja Malov lööb posti kõrvale. Ja sealt läks. Infonetil. Üle aste ja Malov lööb posti kõrvale. Ja Manucho tuleb. Ja ei suudeta palli kohe minema lüüa ja pall värava ette. Ja 1-0. Ei on. Siiski mitte. Veel mängus ja siit on nüüd Malovil võimalik. Toob välja. Ja nüüd on sees. Ja nüüd on. Just sama mees, kellest enne värava ära. Et ilusti kattis seda palli ja alla nurka ja väravat Karl Johan. Neutraliseerida, et see on ülesanne, millega on hetkel kõik raskustus. Ja tuleb ohtlik pall seal Deniss Malovilt ja penalti! Infonet saab siit oma võimalust. Infonetiga jah, et ei ole tema järgi ja jätab ka järgmise mängu vahele siis. Omakorda Infonetil võimalus ja vaatame kohtunik ja penalti! Infonet on saanud oma võimaluse. 60 sekundit tagasi oli Murihinil suurepärane võimalus Sillamäe 2-0 ette viia ja näeme, et tõesti võtab siin hästi konksuga ette ja jookseb ise selle Volodini jala vastu ja seal ei ole Kristo Tohveril, ei jää muu. Läheb päris teravalt ääre pealt, tsenderdus alla. Pall all ja kohe näinud või mina ei tea, mis imelikul Lõuna-Ameerika üritusel käinud, aga väga... Nüüd on pall taas Malovi käes. Malov hea pall ette tuleb ja tuleb ära siit! Õigel ajal, õiges kohas ja Infonet nii nagu vääris 2-1, nii väärib ka 2-2. Ja Kalju on andnud... 0-2 seis käest ja on 2-2 siin, Zahavalkov 2 kolti. Malov läheb. Lillander. Ja mis? Oi! No kuidas niimoodi saab Lillanderi poolt selline... ma ei tea, lõdva jalaga seal võttis kaitses, lasi tsenderdada. Lõpetada see mäng teise väravaga, mis selle kohtumise saatuse lõplikult otsustaks. Malov läheb üksinda veel siit, võtab endale vasaku jala peale ette, Malov lööb ja oi kui ilus värav oleks olnud. Ja värava autor on number 6 Deniss Malov, Tallinna FC Infonet. Ja pääseb sealt vahelt läbi. Ja oma vahel põrkavad ohtlik löök ja tuleb ära 2-0. Vahetses sekkunud Deniss Malov lööb siin selle teise värava ära 82. minutil ja nüüd... Ja, teeb Poolakainen seal hea tõrje, aga Oskar Bergnen magab. Vaatame siit teiselt poolt jälle aktsioon käib. Kas Kozlovs lööb peale? Hoopis endus alla, sealt on teine pool ja lööb! Mäng on otsustatud!
suurepärane sööt Kozlovsit alla ja Deniss Malov on tagapostis olemas. Infonet lööb 5. üleminutil 2-0 ja 3 punkti on sellega kirjas. Just käis Mart-Matis Niilepuu teisel pool väravat, et nillida Viigi väravat, aga nüüd... mis saadi Aleksandr Pustovi käest vaheajal, et ärge toppige vägisi ja nüüd on... Ja olemas. Väga-väga kaunilt. Oli see Deniss Malov, kes... sooritama, aga mängiti nii, et viidi pall veel keskele, toodi uuesti äärde ja Malov on nii üksi, et sealt... lihtne see ei olnud, aga ülemäära meisterlik... Kuusis puterdab siin natukene ja nüüd Kimo mängib ette ja mängib sealt Malovile jooksu peale ja seal eksib selles olukorras Taro Tultsev, Malov ka sulatab pallini ja lööb sealt ja lööb ära 1-0. Sellise koha pealt siis lööb Deniss Malov ära 1-0 ja suur prohmakas siin küll Mihhail Taro Tultsevilt, aga no ei ole iluvärav, aga selles mõttes võtab selle mängu päris hästi kokku praegu, et kuidagi hirmsa kobinaga tuleb, ütleme otse välja, aga tuleb ära Infonetile 1-0 ja... Deniss Malov 3 väravat sel hooajal, kas tuleb 4? Ja väga külmavereliselt keskele Telesile. Kas teeb lausa sellise, mida öeldakse, et Panenka penalti? No midagi sinnapoole, et küll päris kerima seda palli ei lastud, aga väga Teles ka praegu ikka seda lõppu ei suuta ära oodata ja vajus vaikselt ennem ära juba sinna. Selline klassikaline kogenud mängija penalti, et pilk ilusti värava peal ja rahulikult pall võrku. Tuleb tunnistada, et selliseid penalteid on äge vaadata. See näitabki sellist mängija küpsust, et vahele võib sattuda ka tipptasemel selliseid päris noori mängijaid, kes võtavad... Aidari. Tillerile ja pall sinna alla ja 1-0. Värav loeb ja tuleb ära. Deniss Malov lööb selle palli lõpuks väravasse. 73,5 minutit läks aega Infonetil, et see pall lõpuks väravasse toimetada ja lõpuks on see Roman Šmiško nulliseeria samuti murtud, nii et 1-0 tuleb siit. Infonet 1, Trans 0. Täpselt. Ja tsenderdus tuleb sealt ja... Kui ilus värav Deniss Malovilt. Malov lõi nüüd. Need nipid on küll vist Küprose esiliigas õpitud või juba kuskil nooremas eas. Igatahes suurepärane värav. Võttis meisterlikult maha, tegi pöörde ja pani otse ristnurka. MM-il oleks see värav ka ikka... Ei jäänud viimaste sekka, ütleme nii. Täpselt. Endalgi mehel on suu naeru täis. Miks mitte, kui sellise värava lööd? Iga päev ju nii kaunist kolli ei löö. Muidugi peab rõõmus olema. Ja Infonet... Siis seda meistriteost kordusest. Uuesti. Väga palli omaks ja pool põrkest täpselt tagumisse nurka. Väga ilus värav. Kui poole